Keskaegses Eestis oli mets inimese pelgupaik. Hendriku Liivimaa kroonikast on teada, et piiluri teate peale ristirüütlite lähenemisest pageti metsa. Iseäranis sobivad olid selleks Raba- ja Soosaared. Sinna võeti ka koduloomad kaasa. Liivi ja Põhjasõja ajal Soosaartele varjumiseks ehitati soodesse palkteid. Seni vanim teadaolev on Kata-Heinasoo sootee, mis pärineb 3.–4. sajandist. Asustuse tihenedes muudeti üha enam metsamaad põllumaaks. 18. sajandil oli talupoegadel lubatud metsa kasutada, kuid seda õigust püüti viia järjest rohkem mõisate kontrolli alla. Mõisnik ütles, millal ja kust tohtis puitu võtta. Külade metsad säilisid ainult üksikutes paikades. 18. sajandi lõpus said ametisse esimesed otseselt Liivimaa metsade majandamisega seotud ametnikud, försterid. 1802. aastal jõustus Venemaal seadus, mida esmakordselt nimetati metsaseaduseks. Esimene algeline metsakorraldus Eesti aladel tehti 1796. aastal Saaremaal. Sel perioodil oli metsakorralduses valitsev lihtne aastalankideks jagamise meetod. Mets jagati võrdseteks geomeetrilisteks osadeks ning seega oli loodud metsakasutuse kord, millega vähendati suure ulatusega lageraieid. Teadaolevalt rajati esimesed metsakultuurid 17.–18. sajandi vahetusel pastor Jodokus kooli eestvedamisel Kärla kiriku ümbruse liivaluidetele. Lageraielankide metsastamiseni jõuti 1830. aastail. Kuni 19. sajandi keskpaigani oli põhiline tööriist metsa langetamisel kirves. Saag tuli kasutusele 19. sajandi keskel. Vanimateks Eestis kasutatud saagideks olid kahemehesaed, mida rahvasuuga sulle-mulle saagideks hüüdis. Kahemehesaag nõudis 2 tugeva mehe tööd, kelle tööjõudlus jäi aga esialgu alla tublile kirvemehele. Kõigil metsatöödel oli hobune inimesele tubliks abiliseks. Talumajapidamine oli metsaga väga tihedalt seotud. Kaarma vanataat Andrei Metsa öelnud, metsavaral see inimese elukäik on. Kui poleks metsa olavat, siis ei saaks elada ka sii. Tõused hommikul üles, tuba külm, oort on puud tarbelised, et tuld pliidi alla teha. Paned katla tulele, ikka jälle puud, kes katlas toidu sääks teevad. Maja, kus elatakse, käik ikka puu. Siis töö ja talitusriistad, käik olid puust. Käik, mis eese ümber näed ja mis see varal elad, on puust. Terve inimese elamine on metsaga ühes. 18. sajandil hoogustus viina põletamine mõisates ning laualõikus saetööstuses. 19. sajandil jõudis Eestimaale puidumassi kasutav paberitööstus. Mõisaaja kokkuvõtteks võib öelda, et see andis Eestimaale kvartalivõrgu esimesed metsakorralduslikud tööd, esimesed metsade majandamisega seotud ametnikud ja eeskirjad ning esimesed metsaistutused.